ma ütlen, et võib-olla kõige nõmedam töö liivakotti tassides võib-olla tuleb sul elu kõige geniaalsem idee pähe või sa satud tassima kellegi liivakotte, kes kutsub sind järgmisele tööle, näeb sinus hoopis midagi muud, eks ju. Mida sa soovitad nagu nendele inimestele, kes praegu hetkel ei tea isegi, et nad on samasuguses olukorras, nagu sina oledki olnud 9. klassi lõpus, võib-olla 12. enne ülikooli, et mida siis teha, et mis on minu nagu kirg ja mida ma võiksin tulevikus teha, milliseid soovitusi sa oskad nagu nendele inimestele anda, et kes veel ei tea, aga tahaksid leida enda jaoks selle? No, minu esimene soovitus oleks see, et ütleme, paraku Netflixi vaadates ei juhtu mitte midagi. Midagi sa pead tegema, eks ju. Ja tänapäeval need võimalused on lihtsalt nii meeletult laiad, et tegelikult minu jaoks on see müstiline, aga ma saan aru, et isegi tänapäeval on võimalik raha teenida, mingit kommenteerides, kuidas teised inimesed arvutimänge mängivad, eks ju, et kui sulle meeldib, siis anna pihta, anna takka ja see ei pruugi sulle kohe raha sisse tuua, mis iganes. Ja teiseks ikkagi proovi katseta, et ma ütlen, et võib-olla kõige nõmedam töö liivakotti tassides võib-olla tuleb sul elu kõige geniaalsem idee pähe või sa satud tassima kellegi liivakotte, kes kutsub sind järgmisele tööle, näeb sinus hoopis midagi muud, eks ju. Et kuigi see sulle võib-olla tollel hetkel ei meeldi. Ja et see asi, mida sa võib-olla teed või ajad oma jonni, seal tuleb ikkagi mängu see suhtumine. Et ma ei tea, ma toon kõige lihtsama näite, ma eile riisusin kodus lehti, väga tegelikult nõme ja vastik töö, aga ma saan sellesse kahte moodi suhtuda, et kas ma pean selle ära tegema, see on vastik, see võtab mu laupäeva, rikub ära, eks ju, või siis teine võimalus, ma mõtlen, et ma ei ole tegelikult 3 nädalavahetust õue saanud, sest on vihma sadanud, eks ju, ma nii midagi muud teha ei saa, sest jalg on natuke valus ja ma ei pea võib-olla jõusaali minema, et saab natuke ennast füüsiliselt liigutada, et vabanda ennast välja, et saan õhtul tüki kooki süüa ja tegelikult tuju on täitsa hea. Täpselt, jah, et see on täitsa õige, et täiesti nõus sinuga, et kui sul nagu nii midagi teha ei ole, siis eks sa pead minema välja ja otsima neid võimalusi, et leida enda jaoks see, mis su nagu passion on, et see on jah, täpselt nii. Ja ma vist võib-olla selle kirja kohta ütleski veel see, et see ei pea nagu minu arvates, et elus peavad olema asjad, millesse sa suhtud tõesti kirega ja mida sa väga tahad teha, aga need ei pea olema ainukesed asjad, et ütleme, millega sa tegeled, et päris nii nagu lillelaps ei saa ka olla, et kas või meeldib mulle 100% või ei tee, et ütleme ka kõige lihtsam, kui sa lõpuks jõuad mingisuguse äri või ettevõtluseni, seal on kindlasti mingeid osasid, mis sulle tegelikult ei meeldi, eks ju, et alustame kas või sellest, kui sa ise alustad, võib-olla üürid mingi kontoriruumi, sul ei ole algul koristaja jaoks raha, sa pead ikka seal ise ära koristama, võib-olla sa vihkad koristamist, eks ju. Noh, kõige lihtsam näide, et mingid asjad niikuinii sa pead alla neelama, ja siis tulebki see suhtumine mängu. Et see on umbes see vahe, et sa teed tööd, aga sul on jube sitt ülemus on sul, on ju, aga selles mõttes, kui sulle endale töö meeldib ja selles mõttes sa saad enam-vähem ülemusega läbi, siis põhiline on see, et sulle see töö meeldib, mitte see, et kes need kõrvalised on, et see teekond võib vahepeal olla jube kehvad inimesed võivad seal kõrval olla, aga kui sulle lõpp-punkt ja lõpuks see kõik asi meeldib, siis on ju kõik okei. Ma olen suga 100% nõus.